Ma ise nimetan. Tere kõigile! Väiksed tehnilised viiperused, aga me saame nüüd alustada. Nii, saame alustada oma juunikuise volikogu istungiga. Meil on kohal 14 oli, 15. Kas on kõik kirjas ikka? On kõik kirjas? Andres on ka kirjas. Allkirja panin, kas kirjas on seda ei tea? Volikogu või mina ei ole. 16 on, ainult juba kirja panevad. Ma looban. Puuduvadki etteteatamisega Anneli Pinkmets, Arno Peksar, Margo Veinumaa, Meelis Malk ja Viljar Viljamäe. Aga meil saame istung läbi viia. Ja meil on päevakord ja materjalid on e-kirjaga edastatud. Kas on enne päevakorra juurde asumist arupärimisi küsimusi? Ei paista. Kas päevakorra osas on ettepanekuid? Majanduskomisjonil on. Nii. Päevakorra punkt number 2. Kinnistukoormine hoonestusõigusega, kuna sinna on laekunud teine taotlus sama kinnistuse peale, siis teeks ettepaneku võtta see päevakorrast üldse välja. MTÜ saaks omavahel kokku leppida. Päevakorra on punkt number 3 muudatus tekstis. Oli sõnaliselt midagi valesti. Ja päevakorra punkt. Päevakorra punkt number 4 ka päevakorrast välja. Ja on siis vallavara võõrandamine otsustuskorras jätkuna kooli kinnistusest. Nii, selge. Need on päevakorra muudatusettepanekud. Kas need punktid hääletakse kõik eraldi üle või on ta paketiga praegu? See on majanduskomisjoni poolne ettepanek, kuigi me Need on eraldi punktid. peaksime eraldi punktidena ta läbi hääletama, nii oleks korrektne. Ja me lähtume sellest, et me teeme asju korrektselt. Nii et panen hääletusele siis majanduskomisjoni ettepaneku võtta välja päevakorra punkt 2, milline oli siis kinnistute koormamine hoonestusõigusega otsustuskorras Varbla külaselts kasuks ja palun hääletusel, kes on selle poolt, et see välja võtta. Põhjus oli see, et seal on kokku leppima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 16 poolt häält kohal olnud. Siis panen hääletusele päevakorra punkti 3 muudatuse terviktekstis. See kujutab endast seda, et Varbla külaseltsi taotlus oli esitatud hoonestusõiguse seadmiseks siis ühtedele teistele kinnistutele, aga vallavalitsus oli ettevalmistatud siis vallavaralt tasuta kasutusse andmise eelnõu. Majanduskomisjonist on tulnud eelnõule tervikteksti muudatus, et anda ikkagi hoonestusõiguse korras need kinnistud. Nii et selle tervikteksti muudatus siis panen hääletusele, kes on selle poolt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
no selles mõttes ta läheb ikka päevakorrast välja, mitte see jutt oli nii. ei, see on teine Eesti muudatus, seda praegu. jah. seal on 2 vargulapunkti maa kasutusse andmist, et üks läks välja ja teine on. Just. Nii, ja päevakorrapunkt 4 on teinud majanduskomisjoni ettepaneku see välja arvata. Siis panen hääletusele ja kes on selle otsustuse poolt. Oota mingi põhjus ka. Võib enne seda hääletust küsida, et milles see põhjus on, et ta läheb välja? Noh, nii palju, kui mina tänasel majanduskomisjoni istungil olin ja seda punkti sai arutatud, siis seda küsimust on see volikogu koosseis arutanud väga mitmeid kordi. Et loetelu tuleb ajaloost järgi vaadata need volikogu istungid, kus päevakorrapunkt on sisuliselt täpselt samasuguses või natukene teistsuguses sõnastuses olnud päevakorras ja see eelnõu ei ole saanud kooskõlastust. See eelnõu ei ole olnud enne volikogus. Selline on olnud majanduskomisjoni seisukoht ja me hääletame täna päevakorda, kas seda küsimust täna arutada või mitte. Ja ettepanek on see välja võtta, me peame selle muudatusettepanekut hääletama. Kes on selle poolt, et võtta päevakorrapunkt 4 välja? Ma küsin ikkagi, et kui selles mõttes, et see eelnõu on ju esitatud peale seda, kui hakkas see nii-öelda nende erastamine ja värk ja sel ajal ju pole me seda küsimust nagu arutanud. Ja lihtsalt päevakorrast välja hääletada volikogu liikme tehtud eelnõu nagu ei näe nagu põhjust mingi komisjoni ettepanekul. Et selles mõttes ta tuleks ikkagi päevakorda võtta, on tulemus siis, mis ta tuleb. See muudatuse ettepaneku päevakorrale saavad teha kõik volikogu liikmed, komisjonid. Selline muudatuse ettepanek täna esitatud, et võtta päevakorrast välja. Meie hääletame seda, kas võtta päevakorrast välja või mitte. No siis hakatakse volikogu kõik liikmed ei saa ju ettepanekuid teha, kui päevakordagi ei saa, et hakatakse enne hääletama, kas võtame päevakorda või mitte. Nii nagu kirjas on nagu teistmoodi, et kui on ettepanek tehtud, siis tuleks arutada ja no mida te kardate siin, selles arutame ära ja hääletame ära ja ongi tehtud, siis on, saab öelda, et ongi, nüüd on selles olukorras ka hääletatud ja tehtud, see ei võta kogu aega. Andres, praegu me hääletame seda, et on tehtud ettepanekud päevakorra muutmiseks. No see läheb kuidagi naljaks välja, aga nii et ma panen hääletusele, võtta välja päevakorrapunkt 4 ja kes on selle poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kui me hääletame poolt, see tähendab rohkem, kes on vastu. 1, 2, 3, 4, 5. Kes on erapooletu? 1. Selge, siis on päevakorras veel hääletus. Nii, ja nüüd ma panen kinnitamisele päevakorra siis ilma punktita 2 ja 4. Ja palun anda käega märku, kes on päevakorra kinnitamise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 on päevakorra kinnitamise poolt. Kes on vastu? 1, 2, 3. Ei, ma enne ei hääleta. 4 praegu. Teine või hääletada? Siis on 12 ja 4 on vastu. Ma lugesin enne hääle ka. Ei, ma poolt ei hääleta. Ja, saime aru, 12 läks poolt ja 4 on vastu. Nii, oleme saanud päevakorra paika ja läheme siis esimese päevakorra punkti juurde, milles on meil Lääneranna gümnaasiumi arengukava aastateks 2025 kuni 2030 ja ettekandjaks on Lääneranna gümnaasiumi direktor Rasmus Lippus. Palun. Tere! Volikogu, siis tutvustan seda. Kõigepealt on ülevaate, kuidas ja mis alustel me arengukava tegime ja siis räägin, mis on seal põhipunktid sees. Ehk siis kõige olulisem punkt selle arengukava valmimises ongi see, et
see arengukava sündis koostöös nii kool siis nii kooli juhtkond, õpilased, õpetajad, oli koolipidaja esindaja ja oli ka hoolekogu esindaja. Ehk siis võtsime võimalikult laia töögrupi, et arengukava saaks selline, mis siis kõiki kõnetab ja kõigile sobiks. Koolist võisid osaleda absoluutselt kõik, kes tahtsid. Ehk siis võimalus oli kõigile antud, kõik seda võimalust ei kasutanud. Ja need, kes seda võimalust kasutasid, osalesid ja panustasid väga aktiivselt. Kui me seda koostasime, vaatasime, et ta oleks kooskõlas valla arengukava projektiga, selle eelmise slaidi maakonna arengukavaga ja riikliku haridusvaldkonna arengukavaga. Millest me lähtusime, kui me seda tegime, ehk siis, et kuidas üldse arengukava teha, me võtsime ette Tartu Ülikooli poolt välja töötatud metoodika ja selle alusel siis koostasime kooli arengukava. Seal on kirjas kõik etapid, mis tuleb läbida, kuidas neid tuleb teha, et tagada usaldusväärsus sellele protsessile. Kust me saime sisendeid selleks, et arengukava tegema hakata? Kõigepealt me tegime sisehindamise aruande, kus me võtsime siis 5 kooli arengukavad, kellel olid. Vaatasime, millised eesmärgid on täidetud, millised ei ole täidetud, mis meil on juba saavutatud ja millega me peame edasi tegelema. Siis võtsime jälle Tartu Ülikooli poolt välja töötatud kooli edutegurite küsimustiku ülikooli loal, kasutasime seda, sealt tulid välja mõned asjad siis, millega leiti, et me peame edasi tegelema, mis vaja parendamist. Siis iga aasta korraldab Arno siis haridussilma rahulolu küsitluse, võtsime eelmise aasta andmed, seal on siis 4., 8. ja 11. klass on vastanud tervele pikale nimekirjale küsimustele ja lisaks õpetajad, et mida nad siis arvavad mingitest asjadest. Võtsime selle otses mõttes punktadeks lahti, üksik küsimuste kaupa vaatasime, mis meil on, ütleme, Eesti keskmisest kõrgem, mis on natuke madalam. Panime kokku kooli väärtuste küsimustiku ise. Ehk siis see on see, kus me saime need teemad, milles rohkem süüvida. Lisaks võtsime ette valla arengukava projekti, siis Pärnu arengustrateegia 2035+ ja Eesti haridusstrateegia 2035. Et seal kõigis on hariduse osas eesmärke, mida siis peab püstitama või mida peab järgima. Nii järgmine slaid palun. Kooli missioon, visioon ja moto. Kooli missioon, ehk siis miks see kool on olemas, on see, et me tahame olla inspireeriv õpikeskkond, kus iga õppija saab turvalises keskkonnas areneda. Kooli visioon, see, millised me tahame tulevikus olla. Ja me soovime olla tulevikku suunatud ja uuendusmeelne hariduskeskus. Ja kooli moto on ka kooli embleemi peal kirjas, see on siis hooli kogukonna loov. Ja kõik need 3 sõna seal, kõik need on läbi mõtestatud, et need ei ole lihtsalt sõnad. Ja kogu selle arengukava kohta ma tahan öelda, et seal ei ole sees ühtegi loosungit, ühtegi lauset lihtsalt sellepärast, et see peab seal olema. Kõik viimane üks, ma julgen väita, sõna on sealt läbi mõeldud, läbi põhjendatud, läbi argumenteeritud. Järgmine slaid palun. Nüüd arengu eesmärgid. Võtsime kokku terve pika nimekirja, saime alguses eesmärke, konsolideerisime neid ja jõudsime 3 eesmärgini, et oleks fookus hästi paigas. Teadlik õppimine ja õpetamine, mis siis on suunatud eelkõige õpilastele, ühtne motiveeritud personal, mis on suunatud eelkõige siis koolitöötajatele ja tugev side kogukonnaga, mis on siis suunatud sellele, mis toimub koolist väljas. Ja need siis annab meile tugeva aluse arenevale õppesõbralikule ja tulevikule vaatavale koolile. Et need on need eesmärgid, millega me saame edasi minna. Nüüd siis nendest eesmärkidest lähemalt. Mida tähendab teadlik õppimine ja õpetamine? Meil juba täna on see päris kõvasti sees ja tulevikus veel rohkem on see, et õpilane, mida vanemas klassis käib, seda rohkem saab ise kujundada oma õpiteed. Ehk siis ta on teadlik sellest, mida ta teeb, kuidas ta teeb ja milleks ta seda teeb.
üks näide, need, kes nüüd tulevad sügisel 10. klassi, nad panevad ise omale paika need kursused, ehk siis valikkursused, mida nad tahavad järgneva 3 aasta jooksul õppida. Ehk siis nad saavad mõelda, mõtestada seda, miks nad sinna tulid, mida nad sealt saada tahavad ja vastavalt sellele valida omale valikkursusi. See ei ole kivisse raiut, et kui ta avastab tõesti, ma ei tea, aasta pärast, et ta tahab mingit kursust vahetada, loomulikult saad seda teha. Teine on kõik iseseisvad õppimised, et õppimine ei lõppe kooli lõpetamisega. Kui me räägime elukestvast õppest, siis kooli ülesanne on anda õpilastele need teadmised ja oskused, meetodid, kuidas ise õppida, kuidas infot otsida, mida sellega peale hakata. Ja neid meil on kindel plaan edasi arendada. Kaasav ja väärtustav keskkond, ehk siis me kaasame kõiki, ka õpilasi olulisteks otsusteks, mida koolis on vaja teha. Fookus projektõppel, rühmatööl, refleksioonil, ehk siis projektõppe, rühmatööd, need aitavad lõimida erinevaid aineid, et aidata õpilasel luua seoseid, kuidas on erinevad ained omavahel seotud. Ja refleksioon on see, et õpilane saaks aru, miks ta on õppinud neid asju, mida ta on pidanud õppima ja mis väärtus nendel on. Ja loomulikult me soovime tagada kõigile nii vaimse kui füüsilise heaolu. Et selleks on meil tugispetsialistid, on pädevad õpetajad, et sellega me tegeleme igapäevaselt. Järgmine palun. Nüüd eelmine oli see, mis on õpilasele suunatud. Ja õpilane ongi see, mille pärast meil see kool on. Teine nüüd on suunatud koolipersonalile. Me toetame seda, et need õpetajad, kes veel ei vasta meil kvalifikatsiooninõuetele, et nad võimalikult kiiresti ja sujuvalt hakkaks vastama. Me kaasame õpetajaid. Ma väidan, et neid koole on vähe, kus õpetajaid ja üldse koolipersonali kaasatakse oluliste otsuste tegemisse nii laialdaselt, kui tehakse seda meie koolis. Kaasav juhtimine, jällegi, me ei tee nii, et me mõtleme, mina õppejõud mõtleme mingid asjad kuskil kabineti nurgas välja, paneme letti, ütleme, et võt nii on. Õpetajatel on alati võimalus oma sõna sekka öelda. Heaolu ja meeskonnatunne, nendega tegeleme ka, et kuna meil on viiest koolist kokku pandud üks kool, siis väga oluline on see, et me tunneksime ennast ühe koolina. Ja nüüd selle ühe õppeaasta põhjal ma võin öelda, et see on täiesti tehtav ja saavutatav. Järgmine on. Tugev side kogukonnaga. Kool on osa kogukonnast. Kool ei ole midagi iseseisvat. Kui võtta see, kui palju meil on lapsi, et meil on umbes täpselt kokku peaaegu 400 last koolis. Neil on vanemad, neil on õed-vennad, kes ei käi enam koolis, neil on vanavanemad, ehk siis väga suur osa valla rahvast on moel või teisel seotud kooliga. Et see on see, millest me lähtusime. Koostöö lapsevanematega, vallaga ettevõtjate organisatsioonidega, see on see, mis meil kindlasti võiks olla paremini, kui see on täna. Ühelt poolt on kooli teha, kool peab pakkuma võimalusi, otsima võimalusi, kuidas seda teha. Teine on see, et me ootame kindlasti ka koguna liikmetelt ettepanekuid, kuidas paremini kooliga koostööd teha. Ruumide avatus üritustele, huviringidele. Meil on 5 ilusat ja suurt koolimaja, et see oleks ressursi raiskamine, kui me peale õppetundi lõppu paneme uksed kinni ja see jääb kasutuseta seisma. Et me oleme valmis selleks, et neid ruume kasutatakse huvitegevuseks ja teisteks üritusteks. Et kui need on vallal olemas, miks mitte neid ruume kasutada. Ja kultuuri ja kogemuse väärtustamine, jällegi, meil on 5 tegutsemiskohta, kõigil on oma eripärad, kõigil on oma traditsioonid, et nendest kindlasti sõidete üle, neid austatakse ja hoitakse elus. Meie kooli põhiväärtused on õiglus, ehk siis kõik on võrdsed ja me suhtume oma inimestes ausalt. Hoolivus, et keskkond oleks turvaline toetav kõigile. Kaasatus, kõik, kes soovivad, kõik saavad osaleda otsuste tegemisel, nende elluviimisel. Ja uuendusmeelsus, ehk siis avatus ja areng. Järgmisest õppeaastast me toome juba sisse väga mitmeid uuendusi, mis on lähtuvad eelkõige sellest, et õppijal oleks parem õppida ja ka sellest, et õpetajal oleks motivatsioon kõrgem meie koolis töötada. Meie kooli eripärad. Kui neid nüüd alguses vaadata, võib tunduda, et see on see, mida võib iga kool enda kohta öelda. Mina väidan, et see ei ole tegelikult päriselt nii. Individuaalne lähenemine.
me oleme piisavalt väike kool selleks, et jõuda päriselt iga õpilaseni. Meie teame oma õpilasi mitte ainult nägu ja nimepidi, vaid me teame nendest palju rohkem. Me teame, milles on tugevad, milles nad vajavad tuge, milles võib-olla on vaja järele aidata, milles on tingitud, et me jõuame päriselt iga õpilaseni. Suurtes koolides seda kindlasti ei ole. Koostöö kogukonnaga. Me peame tegema rohkem koostööd. Me oleme otsinud variante, võimalusi koostööd teha, jätkame seda, oleme otsima, ootame ka ettepanekuid ja initsiatiivi siis koolist väljast. Akadeemiline vabadus, see on oluline selleks, et õpetaja tunneks ennast hästi, et ta õpetaks täpselt nii, nagu õpetajale sobib. Riiklikud õppekavad ja kooli õppekava määrab ära õpitulemused, mis tuleb mingis aines saavutada ja õpetaja on see, kes otsustab, kuidas ta seda saavutab. Millist õppematerjali ta kasutab, milliseid õppevahendeid ta kasutab, kuidas ta seda tundi annab, see on õpetajal meie koolis jäetud vabaks. Ehk siis me ei dikteeri õpetajale ette, mida ja kuidas ta peab tegema, kui ta täidab need õpiväljundid. Ja ennastjuhtiv õppimine, jällegi, me oleme juba andnud õpilastele võimaluse alates 1. klassist planeerida oma aega, planeerida oma õppimist jõukohaste ülesannetega ja me teeme seda kindlasti ka edasi. Nüüd, selle arengukava juures on päris mahukas tegevuskava, kus on siis kirjas need ülesanded, tegevused ja ka mõõdikud, mida me peame selleks tegema, et tegevuskavas kirjeldatud eesmärgid saaksid täidetud või arengukavas kirjeldatud eesmärgid saaksid täidetud. Seal on planeeritud kuni 2030. aastani tegevused lahti. See ei tähenda, et arengukava oleks nüüd suletud kinnine dokument, vaid seda vajadusel uuendatakse igal aastal. Me vaatame üle regulaarselt, mis on meil läinud plaanitult, milles me oleme võib-olla kiiremini liikunud või milles me peaksime just hoogu juurde panema. Õppekava või selle arengukava täitmise eest vastutan mina, aga ma vastutan seda koostöös hoolekogu ja kogukonnaga, sest et üksi kool või üksi mina ei saa neid arengukava eesmärke täita. Ja palun järgmine. Miks see oluline on, see arengukava? See on ühiselt loodud dokument. See on päriselt tehtud koos. Kõigil on olnud võimalus sõna sekka öelda. Mis annab selle, et see on meie oma dokument, see on tehtud meie poolt meie enda jaoks. See ei ole lihtsalt sellepärast, et seadus nõuab, et kooli kodulehel peab olema üks paber olemas. See on realistlik, see on täidetav, aga samas on ta ka ambitsioonikas. Et seal tegemist jätkub, et isetäituvaid lubadusi sinna sisse ei ole pandud näiteks, et peale igat 4 päeva tuleks reede. Et selliseid asju seal sees ei ole. See on ühine dokument, näitab meile suuna, mida me peame tegema ja ma olen kindel, et see on väga hea dokument, mis teeb meie kooli veel paremaks. Ja järgmine on, aitäh! Kui kellelgi on küsimusi, siis jällegi vastan meile. Kas volinikel on küsimusi? Raul? Jaa, siin oli sellest, et te võtsite aluseks need eelmise 5 siis kooli õppekavad. Arengukavad, jah, vabandust. Et mis need punktid olid, mis seal, sa mainisid ka korra, et midagi oli tegemata või on saavutatud neid eesmärke, et oskad sa mõned näited tuua, mida ei olnud saavutatud, aga sees oli? Seal oli koostööga, seesama näiteks kogukonna kaasamisega, oli kõigil rohkem punkte, toodi välja, et seda ei ole nii palju olnud. Siis oli sees koolipersonali kaasamist oli suuremalt, mida siiani ei olnud tehtud. Ma ei tea, et viimase aastaga on see läinud oluliselt paremaks. Siis, mis oli suur plokk, oli sees infrastruktuur kõigis ja näiteks Lihuloomas, kuna olukord muutus sellest, kui seda arengukava tehti, et seal oli kirjas näiteks, et igal aastal vähemalt 1 klass kaasaegseks teha, neid me ei teinud sellest, et tuleb uus maja. Et need olid jäänud näiteks ja need nüüd uuest arengukavast tulid sinna välja. Need on need, mis esimesena meelde tulevad. Kas on veel küsimusi? Mina küsiks. Ja Eva, palun. Selline esimese tahvli peal seal oli, et on teadlik õppimine ja õpetamine, kaasatakse kõiki olulisteks otsusteks. Ja et see kaasav õppimine kõik on väga oluline, aga et
kuidas te arvate, et kui nüüd riigi poolt on kehtestatud kohustus, et õppima peab kuni 18. eluaastani ja need, kes tahaksid, eks ole, peale põhikooli lõppu võib-olla ära minna, et nad ei soovi enam koolis käia, et kui keeruliseks teeb see nii-öelda see kaasav õppimine nende õpilaste kaasamise, kes tegelikult ei saa enam koolis käia? No vägisi me ei saa sundida kedagi õppima, aga mida me saame teha, on see, et me saame luua tingimused, et kui nad soovivad õppida, nad saavad õppida. Meil näiteks need, kes on nüüd põhikooli ära lõpetanud, umbes 16 aastat vanadeks, neil on võimalus näiteks meil koolis õppida mitte statsionaarses õppevalmisgümnaasiumis. Võimalus on olemas, nad ei pea klasside kaupa minema, nad saavad kursuste kaupa minna oma tempos, et meie ülesanne on need tingimused luua, kas nad neid kasutavad, see on nende otsustada. Nii, kas on veel küsimusi? Ei paista, aitäh, Rasmus. Aitäh! Ja ettekande eest panen hääletusele hariduskomisjoni. Jaa, väga tähtis komisjon. Üleeile kogunes neile kolmapäeval, jah. Online'is Rasmus tegi ka ettekande ja tulid ka erinevad teemad üles. Lihtsalt repliigi korras, mis meil läbi käisid seal, mida nüüd otseselt arengukavas väga suure fookuse all minu peale ei olnud, aga mis on nagu ka viimase võib-olla aja uudistes lihtsalt läbi käinud. Sama kaasav haridus, mis mõjutab erivajadusi, eks, et võib tekkida olukord, kus see tugiõppel olevad õpilased võib-olla peab mingil hetkel kool mõtlema selle peale, et neid rohkem nagu peab, mitte ei saada nagu Pärnusse või nagu teise omavalitsusse, vaid saaks nagu Lihulasse kas mingisuguses päeva sees või teist kuidagi ära korraldades meid siia jätta, mis on muidugi väga keeruline ja see ei ole mõistlik. Ja teine asi oli seesama gümnaasiumid õpetajate arv, et tänastes uudistes ja see oli ka teada ju, et Eesti Vabariigis gümnaasiumi õpilastel on kohti vähem kui õpilasi, kes sooviksid gümnaasiumis õppida. Et ma julgen väita, et need õpilased leiavad maagümnaasiumid üles ja juba on leidnud Lääneranna gümnaasiumis on neid iga aasta praegu ikkagi kasvavast trendis, kus tulevad muudest omavalitsustest, kas Pärnust või isegi oli seal Harjumaal. Haapsalust on. Ja Haapsalust Pärnult ja repliigi juures öelda, et tänase seisuga meil on gümnaasiumi 10. klassi 25 avaldust. Just, et me siin Meie puhul on väga suur klass. Et kui meil nüüd saab sügisel 3 osa valmis, siis võib-olla 5 aasta pärast 4 osa. Ma usun, et neid tuleb 2-3 avaldust tuleb veel. Palju meil 25 siis oma lapsi on? Ma peast ütleme. 4. Nüüd ühesõnaga niisugused mõtted käid läbi, need ei pea olema kindlasti ka fookuses nii täpselt siin arengukavas, kuivõrd Rasmus ka ütles, et see muutub elavdokument, siis need prioriteedid võivad tekkida sinna mingil põhjusel arengukavasse vajadust neid sisse kirjutada, see võib juhtuda. Komisjon toetas siis arengukava saatmist volikokku 4-1 vist oli hääl, ma peast ära veel mäleta, või oli isegi 5 poolt hääl. Ja see oleks ka kõik vist komisjoni poolt hetkel. Väga tubli, aga siis läheb hääletusse. Teine ettepaneku kirjutada Lääneranna gümnaasiumi arengukava. Palun anda käega märkides poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ma oleks hea meelega erapooletu. Ma ei saa sellest aru. Edasi 11. Ja ta ei või selline dokument, mida võib muuta iga lahe. Arengukava kinnitatud. See on see, kehtib see esimene lause, kui on riigi saame seadus minna edasi päevakorrapunkti juurde 2, milliseks on vallavara kasutusse andmine hoonestusõiguse alusel ja Varbla külaseltsi taotlus. Ettekandja on varahaldur Aare Lauren ja kaasettekandjana on ka külaseltsi esindaja Mati Pilk. Palun Aare, ja siis saab Mati kõne. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed. Ees on eelnõu kinnistu kooramiseks hoonestusõigusega otsustuskorras Varbla külaseltsi kasuks. Ja käin ikkagi need punktid läbi, kuna te ei ole saanud ilmselt liiga palju lugeda seda. Siis 30. mail esitas Varbla külaselts Lääneranna vallale taotluse 3 kinnistu osaliseks
avalikuks kasutusele võtmiseks. Need on siis kinnistu rahvapargi, kinnistu jäätmepunkti ja kinnistu staadioni, mis kõik on Varbla külas, Varbla vallamaja ees asuvad kinnistud. Kõik nende liigekaudne üldpindala, mis kasutusse soovivad võtta, on 29 684 ruutmeetrit. Alaplaan on lisatud. Rahvapargi kinnistu osaliselt ja ka staadioni kinnistu osaliselt on juba praegu tähtajatu tasuta avalikuks kasutamiseks antud Varbla külaseltsile ja lepingu kohaselt on vara kasutusse andmise eesmärgiks olnud liikumis- ja sporditegevuse edendamine kõigile vanuserühmadele, kogukonnaürituste korraldamine, mis tugevdab sotsiaalseid sidemeid ja kaasavad nii kohalikke kui uusi elanikke ja turvalisus ning mitmekesise vaba aja veetmise võimaluste loomine, et parandada piirkonna elukvaliteeti ja edendada tervislikke eluviise. Ka Lääneranna valla arengukava eesmärkides on kirjas, et tuleb toetada kodanikualgatust, piirkondlike kogukondade arengut ja tegevust, ühistegevust ja omaalgatust, väärtustada kaasatust ja koostööd, hoida ja tunnustada eestvedajaid ning aktiivseid kogukonna liikmeid. Lääneranna vallavara valitsemise kord annab siis võimaluse valla omandis olevat kinnisasja koormata hoonestusõigusega. Hoonestusõiguse seadmise viisideks näeb vallavara valitsemise kord ette enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras seadmise. Ja ka seda, et hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda ka muu hulgas mittetulundusühingute kasuks. See hoonestusõigus on tähtaega 50 aastat, mis tuleneb sellest, et kinnistu arendamiseks saaks kasutada kaasatust erinevatest fondidest ja samuti annab see ka hoonestajale kindluse pikaajalise tegevuse planeerimiseks. Ja siis tulebki juba volikogu otsus, mis on siis kirja pandud järgmiselt. Seada otsustuskorras tasuta hoonestusõigus Varbla külaseltsi kasuks Lääneranna vallale kuuluvale kinnistute osadel järgmisel. Siis ongi seal rahvapargi kinnistu, liigikaudne pindala 4445 ruutmeetrit, jäätmepunkti, liigikaudne pindala 1885 ruutmeetrit ja staadioni kinnistu, mille umbkaudne pindala on siis kõigil kokku 23 354 ruutmeetrit. Ja hoonestusõiguse seadmise põhilisteks tingimusteks oleks siis, nagu külaselts on välja käinud, seltsimaja ehitamine, tantsuplatsi, laululava tegemine, mänguväljak, korvpalliplats, võrkpalliplats, sulgpalli, tennise, padeliväljak, seikluspark, välijõusaal, kettogolfirada, petang ja lauatennise väljak ja samuti ka oleks seal külahoov. Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale vastavalt käesoleva otsuse punktil 1. Olemasolevad ja rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse olulisteks osadeks. Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele. Tähtaeg 50 aastat ja on kohustatud siis järgima kõiki reegleid selle kinnistu kasutamisel, nii ehituslikke kui ka muid. Hoonestaja võib teha kinnistul parendusi ja ümberehitusi ja Lääneranna valla nõusolekul. Lääneranna vallale ei teki kohustust eelnimetatud parenduste ja ümberehitusega seotud kulutuste hüvitamiseks hoonestajale. Hoonestaja saab hoonestusõiguse võrrandada üksnes Lääneranna vallavolikogu nõusolekul. Kõik kinnisasjal asuvad maksud tasub hoonestaja. Lääneranna vallavalitsusel on õigus nõuda hoonestajalt hoonestusõiguse enda nimele või Lääneranna vallavalitsuse poolt nimetatud isikule kandmist, kui hoonestaja rikub otsuse punktis 2.5 nimetatud kohustusi. Hoonestusõiguse tähtaja saabumisel on hoonestajale eelisõigus uue hoonestusõiguse seadmiseks. Hoonestusõiguse lõppemisel ei ole hoonestajale õigus saada Lääneranna vallalt hüvitist sellele alale jäävate hoonete ja rajatiste eest. Hoonestusõigus lõpeb 50 aasta möödumisel, arvates siis kinnistusraamatusse kandmisest. Ja siis jäävad veel rajatavad ehitised koos selle oluliste osade ja pärandistega omanikule ja muutuvad kinnisasja oluliseks.
osades. Ja siis on ka tingimused, mis juhul langeb tagasi hoonestusõigus. Kui hoonestaja ei ole 10 aasta jooksul alates hoonestusõiguse seadmisest täitnud otsuse punktis 251 nimetatud kohustust. 251 olid siis tema kohustused. Või kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulise kohustuse, või kui hoonestaja lõpetab oma tegevuse. Punkt 4. Anda volitused vallavanemale hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks, sealhulgas volituse hoonestusõiguse lepingu tingimuste täpsustamiseks, täitmise käigus vajalike kasutustingimuste, omanike nõusoleku ja muu seesuguse andmiseks Varbla külaseltsiga. Hoonestusõiguse seadmise lepingu notaritasu ja riigilõivu tasub vald. Aitäh! Aitäh, Laare ja Matile ka sõna. Mulle ei hetkegi siis on. Austatud volikogu liikmed, Tilk Mati, Lääne-Ranna valla elanik, elan Rannakülas, Varbla külaselts MTÜ liige. Mõne sõnaga nagu Varbla külaseltsist, et 2009 asutatud uus juhtkond, nüüd uue juhtkonna juhtimisel siis on tegelikult tekkinud selline arenguhüpe nagu käesoleval aastal, kus tegelikult on päris palju nagu selle lühikese ajaga ära tehtud, ehk siis võib-olla sellised põhilised näitajad on see, kus siis 20 liikmelisest organisatsioonist on tekkinud umbes 80 liikmega organisatsioon ja järjest liigub edasi. Rahval on tugev huvi nagu kaasa lüüa selles kogukondlikus tegemises. On tekkinud erinevad töögrupid, mida juhivad siis kas siis spetsialistid või siis heade teadmistega inimesed. Osad on veel nii-öelda, töögrupid on veel moodustamisel, aga tänaseks on nagu töös spordi, siis üldjuhtimine, IT ja nii edasi. Töös on palju huvitavaid projekte, alates kodulehest ja nii edasi, et siin ja siis olemegi jõudnud välja siis selleni, et kui seda Varbla nagu sellist elu mõtestada, siis on tegelikult üks praktiline probleem on see, et ei ole sellist ala, kus isegi nagu näiteks kogukonna jaanitud pidada või pidusid pidada. Ja sellega siis jõudsimegi välja oma eelmise taotlusega vallavalitsusse, kus me saime siis lepinguga enda kasutusse selle 4000 ja 3000 ruutmeetrise ala. Aga kaasasime siis protsessi arhitekti Joel Kopli, Kuu arhitektuuribüroo ja temaga koostöös on siis kogu see ala nagu läbi mõtestatud ja planeeritud, et ilmselgelt tuli sealt välja see, et me ei mahu nagu selle 7000 ruudu peale ära, mis meile lepinguga oli siiani nagu saadud ja siis sealt tulenevalt siis olemegi täna siin, et taotleda juurde siis see suurem ala. Siin on suures pildis on see meie tegevuste nii-öelda plaan näha, et kindlasti ei juhtu see 1 ega 2 aasta jooksul, sellepärast et MTÜ teadupärast ei ole tuluteeniv organisatsioon, vaid me peame kuskilt rahastused leidma ja nii edasi, aga me liigume jõudsalt nende protsessidega edasi, et hästi tore on nagu näha see, et koha pealt on liitunud ja liitumas väga palju erinevaid inimesi, kellel on siis kas erinevatest valdkondadest sellised süvitsi teadmised ja see kõik võimaldab nagu üles ehitada organisatsiooni, mis võiks nagu ikkagi lõpuks edukalt selle projekti nagu ellu viia. Ja siinkohal siis ei oskagi võib-olla muud, kui paluksin siis Varbla külaseltsi nimel siis võib-olla sellist koostööd ja usaldust siis teie poolt, et andke võimalus siis ennast tõestada. Kas on Mati? Kas on volinikel küsimusi? Nii, Raul. Jaa, eile hariduskomisjonis oli üks kriteeriumid, üks põhilise kriteeriumid, mille arutlesime just selle hoonestusõiguse andmise osas, et MTÜ siis peaks esitama ka finantseerimiskava, et kas teil mingisugune nägemus on, kus te siis seda finantsvõimekust saate, et seda kõike seal ellu viia? Just, et on plaanis kasutada erinevaid meetmeid, et osalesime ka kevadel liidermeetme 2 raames siis nii-öelda
Fordi inventari ja mingite muude tarvikute siis soetamisel. See ei, nüüd viimane info, mis tuli, oli see, et me ei pruugi olla seal kõige edukamad, sellepärast, et seal on mingi punkti ja hinnangute süsteem on ja, aga pigem sellepärast, et meil ei olnud projektis nagu võimalik siis nii-öelda seda näidata nende paigalduse poolt, et me tahtsime osta nagu tarvikuid on ja, aga kindlasti õpime, areneme selles mõttes ja kuna seltsi liikmeteks on ka nagu erineva siis nii-öelda võimekusega inimesi, siis kindlasti üks osa saab olema ka selline nii-öelda sponsorkorras siis mingite asjade tegemine ja sealt nagu rahastused on ju, lisaks siis meetmetel loomulikult on vaja katta ka nagu oma osad, mida võib-olla siis on valmis ka vald katma teadupärast, et on selleks mingid vahendeid ette näha, aga nii kui ma ütlesin, see protsess saab olema kindlasti pikaajaline ja meil on pandud seal paika oma prioriteetsus, millega me hakkame siis nagu edasi liikuma alates projekteerimisest ja selleks on meil täna teadaolevalt nagu vahendid planeeritud. Mis eelarve võib olla kogu selle väljaehitamine? Kogu selle ala väljaehitamine. Kui me räägime ka hoonest on ja siis jutt võib käia kuni $500 000. Aitäh. Selge, väga tubli, aitäh Mati. Nii, ja arutas seda küsimust ka majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas. Selge, aga siis paneme hääletusele anda õnnestusõigus siis otsustuskorras Varbla külaseltsile need osundatud kinnisasjad ja kes on selle otsustuse poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Suurepärane. 16 poolt häält, kõik on olnud poolt. Otsus on vastu võetud ja valavalitsus juba korraldab lepingu sõlmimise. Nii, aga siis järgmine päevakorrapunkt on meil projekteerimistingimuste andmine. Aitäh, Aare ka. Aluste küla, Sipa pargi ja ettekandja majanduskomisjoni juhataja Urmas Oisila. Osakonna. Mis komisjon? Ei osakonna. Lääne-Elu kirjutab kogu aeg erinevad. Ehistusspetsialist, abivallavanem ja majandusosakonna. Eerik Eri tagasi vaata, kas oli osakonna. Hea küll. Järelevaatamised. Osakonna juhataja. Palun. See on nüüd projekteerimistingimuste väljastamine ja nüüd tegelikult tavaolukorras on see vallavalitsuse küsimus, aga siin mõni aeg tagasi volikogu vastu nädus, kus vähemalt üle 50 megavatti tuule või päikese või siis akupargi loomine, siis praegu on tegemist 200 megavatise akupargi loomisega, kuhu siis tuleb 14 trafojaama ja 56 akumoodulit, et see 200 megavatti kõik täis saada. Kogu see projekteeritav ala on siis 3,2 hektarit suur ja siis ütleme, see ehitusala on seal siis pool sellest, 1,6 hektarit. Ja siin siis on eritingimused, muinsuskaitse tingimused ja ka maa- ja ruumiameti tingimused. Aitäh Urmasele. Kas on küsimusi? Palun Raul. Küsiks, et kas see on ka kuskil võib-olla kahe silma vahele, aga mis see akupankade eluiga võib-olla? See on küll väga raske, oleneb tarnijast, kellelt ostad hästi odavad asjad on vähem. Ostad kallimad. 15 aastat, 20 aastat, seda ei ole kuskilt läbi käinud. Ei, mina niimoodi küll ei julgeks öelda, et palju meil elektriautod sõidavad praegu. Seal oli jälle toodud, et aku jälle panga mahtud või selle võimsusel 200 megavatti. Tähendab, üks asi on võimsusega, manga puhul räägitakse mahtust, mis mahtusest me räägime? Oot, jah, elektroonika. Ei, kui tema võimsus on, eks... Võimsus, aga pank on, võimsus, see on
hetkeline võimsus, mis ta korra on võimeline välja lööma, panga puhul räägitakse mahtusest, palju ta sinna energiat mahub, mitu megavatt-tundi ta sinna mahub. Nüüd sa jõuad küll energeetikast natuke kaugele, eks ju, selles mõttes, et kui tema maht on 200 megavatti, siis ta võib olla 200 megavatti tunnis ja ammendab ennast hetkega ära, kui seda mahtu saada. Hetkega, oleneb palju sa tarbid. Mahu hulk on megavatt-tundides, mitte võimsuses, megavattides. Miks? Hulgaühik on vatt. Me räägime võimsusest, mitte praegu mahust. No aga see võimsus 200 gigavatti võib olla 5 gigavatti ka mahtuvusega. No need on nii erinevad asjad. Oot, Andres, pärast teeme Andres, selle elektrotehnika loengu teeme pärast koos ära, eks? Megavatid vaatame üles, gigavatid ja tunnid ka sinna juurde. Majandusosa juhataja tuleb kooli saata kõigepealt. Ega küll see ei esimest päeva on küsimus. Neile võiks ettepaneku teha, et äkki saaks Akupanki ühendada meie tänavavalgustused, see ka öösiti ka poleks mitte suvel mõelda, et talvel ka. See muudatusettepanek on? Jah, näiteks jah. Mina olen ka seda meelde, et kui ei, ta ei ole muudatusettepanek, ta on lihtsalt selline asi, mis nagu, see on turvalisuse küsimus, meil öösel tänavavalgustus on kustus, mitte ainult Lihulas, igal pool mujal ka ju. Praegu? No ma ei tea, praegu ei ole ikka väga oluline. See ei ole selle päeva. Olen kindlalt seda meelt, et valgustus peab põlema öösel ja kui ta ei põle, siis olen kindlalt seda meelt, et ei ole mõtet seda Jaaniga rääkida. Või tuleks helistada ja kohe öelda, kui ta ei põle. Me ostame elektrit nendelt, kes seal äri teevad. Eeva küsimus. Kui Raul Obersnaidile tõstatas küsimuse, et palju on nende akupankade eluiga ja sellele praegu jäi vastus saamata, aga siis kas niisugune punkt on seal sees, et kui see eluiga läbi saavad, on amortiseerunud, kes vastutab enda utiliseerimise eest? See tuleneb seadusest. See on seadusesse juba kirjutatud ja nüüd omavalitsus hakata veel seda üle kirjutama seadust ei ole. Kas see ei jää nagu omavalitsuse vastutada? Kindlasti mitte. Keskkonnaseadus ja kõik muud regulatsioonid, jäätmeseadus, kõik seal olemas. Nii, majanduskomisjon arutas ka. Arutas ja kuna tegemist projekteerimistingimusi kinnistu omanik enda kinnistule, siis me ei näinud põhjust keelduda projekteerimistingimusi toetusega. Nii, paneme hääletusele, kes on projekteerimistingimuste andmise poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kes on vastu? 1. Siis meil rohkem ei ole, kuna meil Leila vahel lahti. Nii, otsus on vastu võetud, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele tulemustasu maksmine ja lahkuvad kõik liikmed. Saame rahulikult arutada. Kannan ette selle päevakorrapunkti. See tuleneb sellest, et me oleme teinud ära eriplaneeringu Lääneranna vallas kehtestanud ja siis Riigi Tugiteenuste Keskus on eraldanud meile läbi meetme rahalisi vahendeid. Ja neid rahalisi vahendeid, mida siis laekus siis 199 000 natukene peale. Eesmärgiga siis võimestada just nimelt selle kohalikku omavalitsust menetlema eriplaneeringut, kuid tuulegeneraatorite või tuuleenergia eriplaneeringut. Kuna meie oleme jõudnud oma eriplaneeringuga ala 2 osas siis vastuvõtmiseni volikogus, siis laekus ka lisatoetus, millise summa oli 50 000 eurot ja see lisatoetus ongi läinud meil siis konkreetselt tulemustasude maksmiseks. Vallavalitsus ise on otsustanud tulemustasud ära siis majasiseselt ametnikele
teenistujatele ja volikogu ette on toodud siis eelnõu, millega määrata siis nüüd vallavalitsuse liikmetele selle eriplaneeringu nii-öelda menetlemise eest tulemustasu ja kõigile vallavalitsuse liikmetele võrdselt siis 4000 eurot. See on eelnõu. Kas on selles osas küsimus? Et kui palju see valla eelarvest kokku üks maha läheb? See ei lähe, see ei olnud valla nii-öelda me seda eelarveliselt, see on terve brutosummad. See on nagu otse toetus. Et see on otse antud 50 000 eurot eraldati selleks, et siis võimast me leppisime või noh, nii-öelda vallavalitsus arutas seda, et see on selle eriplaneeringu eest ametlikele teenistujatele maksvad lisatasu ja kuna vallavalitsuse liikmed ise ei saa iseendale. Ma just mõtlesin, et vallavalitsus otsustas. Ei, vallavalitsus otsustas ametnikele ja teenistujatele kõigile, kes siin majas töötavad, määrati lisatasu ja meie volikoguna peame otsustama siis vallavanemale ja valitsuse liikmetele selle tasu määrata. Ma ühe korra lihtsalt, et see raha on ette nähtud riigi poolt inimestele andmiseks. Sellest ei ole võimalik ja nendele inimestele, kes on seotud tuuleparkide nende samade vastuvõtmistega, mis just rääkis. Seda raha ei ole võimalik kasutada ei investeeringuks, ei ostmiseks, soetamiseks, mitte millekski muuks kui inimestele palga maksmiseks. On õige? Lisatasu maksmiseks. Ja seda ametnikud, Urvase poolt oli tehtud nii-öelda nimekirja ametnikest, kes said ja kes on juba selle nii-öelda lisatasu kätte saanud. Lihtsalt mina ütlesin, et tuleme sellega volikokku juunikuus. Ainult see raha on teistel ametnikel on juba nii-öelda kontol käes. Ja seal oli veel, et juurdepääsu teid võib rajada need olid see esimene suurem erastus. 199. Mitu summat seda? Selle esimese osa lõpp tundub nagu, et alkemaksu võib kavandatavate planeeringute projekteerimistingimused. Näiteks saab pöörduda sellise avaldusega riigi poole, RTK poole ja küsida, kas on selline ei no ongi kiiremaks menetlemiseks antakse raha, et saad raha. Aga see ei ole riigi kontekstis üldse esimene kord seda praktika. Kunagi, kui oli gümnaasiumi haridusvolikogu korrastamine, maksti omavalitsustele miljoneid selle eest. Just. Ja see oli 15 aastat tagasi. Lihtsalt lisaks, et kui riigi huvi ongi planeeringuse ja kiirendamine, bürokraatia vähendamine, siis seal juures käibki see, et nad toetavad omavalitsusele oleks võimelduse siis nagu kiiremini menetleda. Ja kui eraettevõte toetab, et kiiremini menetluses pannakse vangi, seda altkamaks. No seal ongi erinevus riigi ja eraettevõtte vahel, nagu üks voldik peaks teadma. Ma räägin, see on võib-olla avalduse koht, mida peaks hindama õiguskantsler või siis mingi muu organi. Nii. Jaa, et see on jah, menetluse kiirendamiseks, ma saan seda ära, aga juhul kui selle menetluse käigus oleks selgunud, et ei saavutata see soovitud tulemus, anda siis mingisuguse looduskaitse piirangute tõttu või mille iganes, et kas siis oleks ka see raha välja? Ei, ainult vastu võetud eriplaneeringu puhul ja meil on vastu võetud. Ja sa just ütlesid, et 50 000 läbi ekstra, sest et protsessid on läbitud edu. See on Ekstra rohkem kõrvalseisjate autasustamine on, aga no... See on meie poolt. Silte võib kleepida küll igasuguseid. Ja kes Andres maksaks volikogu liikmetele. Ega me ei ole vähem vaeva näinud. Aga tundub, et Jüri üks küsimus. Need, kes ei hääletanud, ja Jüri üks küsimus. Aga neil on hääletanud maksimas 38 000 välja. Ega vallavalitsus kõik pole kuulnudki sellest planeeringust midagi. Riik on päris helde peremeest selles teemas, jah? No aga see on poliitiliselt motiveeritud suur asi. Neid kõrjuseid ja neid kõrvi, siit paistab välja igasuguseid. Aga riik on niimoodi ütelnud, et see tuleb anda nendele, kes on kiirelt menetlenud, siis... Noh, volikogu tegi ka, volikogu otsused ära, pole kordagi tagasi lükanud. Kuule, ma arvan, et see läheb natukene välja nagu sellest, et te võite pärast arutada. Eevale üks küsimus. Mul on sõnavõtt. Sõnavõtt, meil ei ole enne hääletamist sõnavõttusid plaanis.
meil isegi kord ei näe ette, meil on küsimused eelnõud. proovime küsimuse vormis ära teha. on ju küll igasugune sellist hääletust on. Näeb väga selgelt ette meil reglement kodukord. Teise sisse juhatuseks. Kas? Kui? Nii, et tulemuste tasude maksmise eelnõu seletuskirjas on märgitud, et tuuleparkide eriplaneeringu koostamise protsessi on olnud kaasatud vallavalitsuse liikmed, kes on andnud täiendava panuse planeeringuprotsessi läbiviimisele ning projektis eesmärkide saavutamisele. Nüüd on siis, eks ole, Ingvar Saarele, Jane Metsale, Urmas Vasilasele ette nähtud 4000 euro suurune preemia maksmine. See teeb kokku 12 000, millele lisandub omakorda sotsiaalmaks ehk 16 000. Nii, Lääneranna valla kodulehe andmetel on Jane Mets ametiks haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja. Ja siis esimene küsimus, mismoodi puutub selles valdkondas töötav inimene tuuleparkide detailplaneeringu töösse? Valitsuse liikmel on ta samamoodi. Mis see tähendab? Ma vastan küsimusele, valitsuse liikmena on ta tema samamoodi olnud selles protsessis ja otsustanud nende eelnõude üle, mis on tulnud valitsusse. Olgu, siis on teine asi. Urmas Vasilat, majandusosakonna juhataja, kelle ametijuhendis on punktis 4.4 on kirjas. Osaleb valla üldstrateegilise planeeringu lahenduste väljatöötamisel ja vastutab planeerimislahenduste eest, koostades valdkonna lähteseisundi analüüsi. Ehk siis selliste projektide töö on majandusosakonna juhataja igapäevane töö. Jah, aga see on tulemustasu, kuivõrd riik on selle ette näinud. Olgu. Ja siis ma ikkagi tuleksin ka sellise asja juurde, et nüüd vallavanem Ingvar Saare, kui ta tuli ametisse, siis alates sellest on Lääneranna valla maine kukkunud põhimõtteliselt läbi põhja. Et me oleme... Eva, 2 küsimust on läbi ka, meil korras igal volikogu liikmel on üks küsimus, et ma ei ole sellest korrast alati kinni pidanud, sellepärast, et me saaksimegi asju arutada, aga me ei hakka poliitiliselt sõnavõttusid siin tegema, nii et ma panen hääletusele majanduskomisjoni ka. Raul on küsimused olnud selle eelnõu kohta juba ära. Majanduskomisjon arutas ka seda asja, kuna see on Riigikogu tulnud raha ja see on silt küljes, kellele see silt meeldib ei meeldi, see on isikutasi ja need summad ei ole kättesummad ehk netosummad, vaid need on koos makstud inimestele teadmiseks. Kas majanduskomisjon toetas? Inimene ise saab soitsi makstud. See on juba sinna sisse arvestatud. Inimene ei saa ise maksta, ainult siis, kui sa oled ise peale tööd FIE-le. Meil vallavanem ei tööta. Nii, aga siis majanduskomisjoni seisukoht on teada, toetas ja panen hääletusele päevakorra punkti 4 ja vallavalitsuse liikmetele tulemustasu maksmine, kes on pooldanud käega märk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 pooltajat, kes on vastu? 1, 2, 3, 4. 4, kes on erapooletud? Otsus on vastu võetud. Kas sa said seda? Läheme järgmise. Vallavalitsus saab algusvalmistuse ette ja nüüd on nii naised. Head volinikud, jätkame istungiga. Järgmise päevakorrapunktina on volikogu määrus number 77 ja see on maamaksumäära kehtestamine muutmine. Ja ettekandjaks maaspetsialist Mihkel Kalmer. Palun. Tervist. Kuivõrd nüüd
1. jaanuarist 2026. aastal hakkab kehtima uus maamaksuseaduse redaktsioon ja tuleb hetkel kehtiv Lääneranna valla maamaksu määrus selle redaktsiooniga kooskõlasse viia. Nimelt tuleb kehtestada maamaksu tõusu piirmäär ja kodualuse maa maksusoodustus. Siin see eelnõuga maamaksu määrasid ei muudeta. Kodualuse maamaksu soodustuse suuruseks võib määrata kuni 1000 eurot. Redaktsiooni kohaselt ongi määratud kodualuse maamaksu suuruseks kuni 1000 eurot. Ja maamaksu aastase suurenemise minimaalne piirmäär võib olla 10%. Eelnõu kohaselt on ka selleks maamaksu aastase suurenemise maksimaalseks piirmääraks 10%. Praegu kehtib kodualune maamaksu soodustus hektaripõhiselt, pindalapõhiselt. Ehk siis kuni 2 hektarit hajaasustuses ja 0,15 hektarit tiheasustuses. Nii et alates siis 2026. aastast kehtib see siis summapõhiselt. Miks just 1000 eurot? 1000 eurot on siis maksimaalne summa ja kui nüüd kuni 1000 euro suurune kodualuse maamaksu soodustus kehtib, siis see summa on niivõrd suur tegelikult, et see hõlmab kõiki kodualuse maa omanikke Lääneranna vallas. Kordaks üle, et kes siis on, mis asi on siis tegelikult kodualune maa. Kodualune maa on siis elamumaa või õuemaa kõlvikuga maa. Juhul kui nüüd siis maa omanik omab siis rahvastikuregistrisse kantud elukohta antud siis maaüksusel. Ja sama kuni 1000 euro suurune maamaksu soodustus põhjustab ka selle, et puudub põhjus, langeb ära põhjus täiendava maamaksu soodustuse kehtestamiseks pensionäridele ja ka represseeritutele, sest et lihtsalt selle summaga on ka maksimumsumma. Kas on küsimusi? Ja ma küsiks, et mis on represseeritud isikud, on mõni näide, et peale pensionäridest? Represseeritud isik, see on siis võõrvõimude poolt represseeritud isik. Ei, see on okupatsioonivõimude poolt. Peale pensionärid. Pensionärid ei ole represseeritud. Ei, ma mõtlesin, et see on mingi muu tähendus. Ei. Ja veel nagu mainin, et tegelikult ega 1000 euro suurust soodustust ilmselt keegi saama ei hakka. Aga hetkeandmete põhjal on siis antud eelnõu vastuvõtmisel keegi saab siis 293 euro suuruse maamaksu soodustuse. No see on kõige suurem kodualuselt maad. Aga loomulikult, kui inimeste vahetavad elukohti, nii et see number ei ole nii-öelda kindel. Kas iga-aastane 10%, et see nüüd selle eelnõuga ei saa kuidagi nii-öelda kohustuslikuks?
10% tõusu, see tähendab seda, et see on maksimaalne tõus ühelt maatükilt 10%. See on maksimaalne lubatav tõus. See ei tähenda, et igalt maatükilt kohe 10% maamaks tõuseb. Et kui ikkagi piir on saavutatud, siis lihtsalt maamaks rohkem ei tõusegi. Aga see 10% on siis kaitsemehhanism, et maamaksu tõus ei oleks liiga järsk. Ei saa tõsta 100%. No kui 100% oleks, siis oleks esimese aastaga oleks nagu kõigil oma nagu maksimum käes ja siis võib ta olla ka järgmistel aastatel 100%, aga ta enam ei tõuseks. No, selles mõttes, et oleks esimese aastaga kohe 100% olemas ja kõik. Mitte iga aasta me ei hakka seda uuesti valima. See on tõusu paigas. Just. Nii, majanduskomisjon arvates. Majanduskomisjon arutas ka ja toetas määruse 77. Paneme hääletusele maamaksumäära kehtestamise muutmine ja aitäh Pitrile ja kes on määruse muutmise poolt, tänavad käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kes on vastu? 1. Ja kuna meil Küllikala lahkus, siis meil ongi 14 järgmine. Nii, aitäh. Otsus on vastu võetud ja määrus muudetud. Nii, läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks meil on siis numeratsiooni järgi lühid number 6 ja Lääneranna lasteaia põhimäärus ja palun haridus, kultuuri ja noorsoo osakonna juhataja Jane Metsa. Sotsiaaljuhataja. Palun varem. Mul on täna nii lubadi keelevääratused. Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed, Lääneranna lasteaia põhimäärus eelmine, mis on vastu võetud, on tegelikult kehtinud alles ainult 1 aasta ja 1,5 kuud. Ja tõenäoliselt ei oleks vallavalitsus teie ees selle määruse muutmisega, kui ei oleks riik võtnud vahepeal vastu uue alushariduse seaduse, mis hakkab kehtima 1. septembrist 2025. Ja tulenevalt sellest seadusest ongi nüüd põhimäärusesse sisse viidud päris mitmed muudatused. Ja ma võib-olla loeksin ainult võrreldes eelmisega, mis on muutunud. Et ma ei hakka paragrahvide viisi seda ette lugema, sest sellel puudub igasugune vajadus. Võrreldes eelmise põhimäärusega on välja jäetud lasteaia tegevuse eesmärgid ja ülesanded, hoolekogu kord, laste ja vanemate õigused ja kohustused ning õpetajate teiste töötajate õigused ja kohustused ja seda seetõttu, et kõik nad on kajastatud juba selles riigi seaduses, mis 1. septembrist kehtima hakkab. Ja põhimääruse eelnõu koostamisel on arvestatud just nimelt selle põhimõttega, et mitte dubleerida seadust veel meie kohalikes määrustes ja dokumentides. Siis suurim muudatus on hoolekogude töös. Enam ei ole kohustust valida hoolekogusse iga lasteaiarühma esindaja. Seda muidugi võib teha, aga seda kohustust enam ei ole. Ja hoolekogusse kuuluvad endiselt hoolekogu vanemate esindajad, kes moodustavad hoolekogu koosseisus enamuse, tähendab peavad moodustama enamuse, siis lisaks õpetajate esindaja ja lasteaiapidaja esindaja. Hoolekogu ülesannete suurim muutus on see, et enam ei otsusta lapse toidukulu päevamaksumust hoolekogu ning ei tee ettepanekut suurendada laste arvu rühmades. Mõlemas küsimuses avaldab edaspidi hoolekogu ainult arvamust. Ja ma tean, et järgmises päevakorrapunktis on siis ka volituste andmine, kas seda tahab hakata tegema volikogu iga kuu ja pidevalt või delegeeritakse see vallavalitsusele.
lasteaia rahastamine toimub endiselt ikka valla eelarvest, lapsevanemate osalustasudest ja muudest lubatud allikatest. Osalustasu määra kinnitab vallavolikogu ning toidukulu päevamaksumuse kehtestab vallavalitsus. Need on sellised põhilised asjad. Siis muidugi on siin sellises jutustavas osas päris palju sees ka seda, et lasteaia juures võib olla igasuguseid tegevusringe lapsevanemate tasu eest. See tähendab, et ei ole mitte see, mis makstakse iga kuu lapsevanemate osalustasu 5% alampalgast, vaid kui tahetakse teha näiteks padeliringi või ujumisringi, siis see on lapsevanemate poolt tasustav. Aga need kõik on punktide viisi siin kirjas, nii et aitäh, vastan küsimustele. Janne, kas on volikogu liikmetel küsimusi? Hariduskomisjon arutas ka. Riigi korras täiesti isiklik kommentaar, mis mul praegu tuli, et Jan ütles ka, et see dokument on meil kehtinud alles 1 aasta. Ja mul tuleb praegu meelde, et päris palju selliseid dokumente vähemalt hariduskomisjonist on läbi käinud, mis on kehtinud lühikest aega, mis kirjeldab just seda olukorda, mida Rasmus alguses ütles, et see dokument on elav. Mul ei meenu selles, julgen öelda, päris pikas volikogu praktikas nagu sihukest olukorda, kus administratiivtöötajad on selles mõttes väga tublid on, et nad hoiavad kõikidel dokumentidel niimoodi käe pulsil või teil jookseb see info kusagilt sisse, ma ei tea. Igal juhul hea on teada, et me ei jookse järgi, vaid me teeme väga palju dokumente, kui me alustasime, olid väga pikka aega kehtinud ja mis tegelikult ei töötanud peale liitumist ja ka selle valla volikogus. Et selle üle on hea meel ja ma tunnustan nagu, et me hoiame kõikidel dokumentidel käed pulsil ja me tõesti mitte ei tegele mitte hästi 5 aastat hiljem, vaid me oleme üsna kogu aeg öö peal ja me toetasime seda eelnõu muudatust. Väga hea, paneme hääletusele lasteaia põhimääruse kinnitamise ja palun hääletada, kes on selle poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 14 poolt hääletab, kõik kohal olnud hääletasid poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, otsus vastu võetud. Ja järgmine päevakorrapunkt on otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine. Janne Mets juba sellele viitas ja ettekandja on vallasekretär Karoliina Post, palun. Lugupeetud volikogu liikmed, et nagu Arnold ka viitas, siis jätkuks eelmise päevakorrapunktile. Oleks vaja ka siis anda vallavalitsusele volitused alushariduse seadusest tulenevalt ülesannete täitmiseks. Et kui praegu kehtiva koolieelse lasteasutuse seaduses on ära määratud, et mis on vallavalitsuse ülesanded, mis on volikogu ülesanded, siis alushariduse seadus sätestab ainult kohaliku omavalitsuse üksuse või siis koolipidaja, mis tähendab siis volikogu. Et selleks, et volikogu ei peaks otsustama kõiki või vastu võtma kõiki otsuseid, siis oleks otstarbekas need otsustusõigused delegeerida vallavalitsusele ja selle määruse lõike 2 kohaselt on ka võimalus siis vallavalitsusele omakorda edasi delegeerida struktuuriüksusele või mõnele ametnikule, et see tähendab siis näiteks seda, et lasteaeda vastuvõtmine on võimalik delegeerida lasteaia pädevusse. Need paragrahvid on, paragrahvide rodu on seal, et ma lühidalt siis proovin kokku võtta, mida siis volikogu delegeerib, et see on alushariduse kättesaadavuse üldparagrahvid, kelle kohustus on siis tagada, jääb siis vallavalitsuse pädevusse selle alushariduse tagamine, lasteaiakoha taotlus või menetlemine ja vastuvõtmine, vanemate ja ka haridusministeeriumi teavitamine, lasteaega seotud juhtimisotsuste tegemine, samamoodi siis hoolekogu esindaja, kohaliku omavalitsuse esindaja määramine ja ka hoolekogu töökorra kehtestamine siis vallavalitsuse pädevusse. Aga aitäh! Aga kohamaksu suurus? Kohamaksu suurus on volikogu pädevuses, lasteaia toiduraha suuruse määrab vallavalitsus. No see on mõistlik
kohamaksu suuruse samamoodi eelmises volikogu istungil oli see päevakorras, et sellel sai ainult volituskorda ära muuta, et see jääb nii, nagu see on olnud. Õige, jah. Just, kas on veel küsimusi? Jälle hariduskomisjon. Kui ma nüüd veel tohin natuke kiita. Ikka. Võiksi võina. Ma toon näite. Kui nüüd oligi sama olukord, eks ju, et vallaametnikud said nüüd seda lisatasu selle eest, et riik andis selle energiapapa eest, on ju, siis täna meie peame neid ametnikke ju tunnustama ja motiveerima meie enda eelarve seest, eks ju. No, ja me ei saa kumbagi nagu halvaks panna nagu. Et need ametnikud, kes see on ju jälle üks dokument, mis on kehtinud lühikest aega, no, ja sisulised on ju need ettepanekud on ju väga sisulised, oluliselt lühendavad mingisuguseid otsustusprotsesse, teevad palju selgemaks inimestele, kuidas asjad käivad, eks ju, ja palju vähem bürokraatia. No palun väga lihtne asi, keegi sellega tegelikult päevad läbi, aga lisatasu tema sellest ei saa. Väga kahju, on ju, peaks olema nii, aga nüüd peame leidma ise need võimalused, eks ju, ja siis võib selle üle vuriseda, et mis me maksame. Sellepärast, et me ei jookse järgi, vaid me ennetame asju, et me oleme kursis asjadega. Ei, see Janar paneb praegu kõik asjad ühte patta, et see ei ole üldse niimoodi. Ja isegi nagu ma ei oleks võib-olla kobisema hakanud vallavalitsuse teiste liikmete nagu preemia maksmisega, aga vallavanemale preemia maksmist, see ei ole kuidagi õigustatud. Vähe. Nii, aga me toetsime seda. Toetsime ette, ja nad saavad sellest palka, noh. Ja, sellega olemegi kõik nõus ja meie saame lihtsalt volikoguna otsustada selle üle, kas me premeerime või ei premeerime. Palka saavad igal juhul kõik, absoluutselt. Nii, paneme hääletusele päevakorrapunkti 7, siis ülesannete delegeerimine, kes on selle poolt, annab käega märk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tegelikult vahepeal lahkus, need kõik poolt ega vastu võetud. Nii, mida 17 kokku? See on nagu selles raamatus ja filmis, kui need neegrid kaduma. Aga nii, lähme edasi. Järgmise päevakorrapunktina Lääneranna valla arengukava aastateks 2025–2030 ja ettekandjana on siin vallavanem Ingvar Saare ja arendusspetsialist Kerli Umal. Nii et palun Ingvar. Ja, lugupeetud volikogu liikmed, arengukava eelnõu on siis teie eest mõnede märksõnadega. Tutvustan seda selliselt siis, et ei ole millegi uue põrutavaga, vaid olemasoleva arengukava ajakohastamisega. Seetõttu sügisel on tulemas volikogude valimised ja võib-olla siin on mingisugused muud nägemused, kuhu poole see vald peaks suunduma. Samas 15. oktoobri seisuga peab arengukava hõlmama vähemalt 4 eelseisvat eelarveaastat ja et ei tekiks sellist lünka, et näiteks kui omavalitsus tahab toetust taotleda, et siis on olnud olukordi, kus omavalitsus on toetustest ilma jäänud, ei ole saanud neid taotleda, et ei ole kehtivat arengukava. Et siis me oleme selle menetluse läbi viinud siia sellesse arengukavasse sisse siis selle olemasoleva olukorra kirjelduse ja tulevikuperspektiivi kirjelduse, mida siin vahepeal volikogu on oma otsustes siis kavandanud. Kui me vaatame eelkõige näiteks haridusvaldkonna, siis siin oleme teinud otsused, meie haridusvõrk on täpselt selline, nagu ta täna on. Me oleme otsustanud, et läbi eelarve, et me taristu haldamise kulusid vähendame ja neid ruutmeetreid, mis me kasutame avalike teenuste pakkumiseks, neid proovime optimeerida, ka see tegevus siin arengukavas kirjas. Aga jätkuvalt on siin kajastatud kultuurivaldkond, sotsiaalvaldkond, keskkond, majandus, muus osas avalik haldus, et hõlmab see arengukava kõiki valdkondi ja me selle dokumendi oleme avalikustanud, kaasanud inimesi siin kevadel, korraldanud avalikke arutelusid, lihtsalt näituseks, et Lihulas osales 1 inimene, aga samal ajal algas ka koolimaja vana hoone lammutamine, et seal aia taga oli oluliselt rohkem inimesi.
Kõmsil ei olnudki osalejad, Virtsus oli meil 2000 osalejat väidetavalt läbi Teamsi, Varbas 7, Koongas 5 ja Lõppel oli siis rohkem, aga samal ajal mõned inimesed, kes liikusid ka, näiteks oli Varbla inimesi Lõppel ja Lihula inimesi Virtsus, nii et nii oli. Ja midagi võib-olla üllatavat ka ei olegi selles, et nendes laiemates arengudokumentides. Kui sellist otsest ja konkreetset mingisugust tegevust ei ole, et siis võib-olla see nii palju ei kõneta või sellist protestivaimu ei tõsta ja kui protestivaimu ei ole, siis üldiselt peetakse võib-olla, et Janar siin tegigi midagi erakordselt, et avaldas kiitust. Avaldas kiitust, et üldiselt seda ei teha. Aga visioon aastaks 2030, et Lääneranna vald oleks jätkuvalt meeldiv ja turvaline paik elada. Meil oleks kaasaegne taristu, atraktiivne avalik ruum, avalikud teenused kättesaadavad, keskkonnasõbralik ettevõtlus või ettevõtlus üldiselt oleks toimiv ja avatud ideedele. Ja valla juhtimine siis mõtestatud ja avatud, eelkõige ka siis ratsionaalne ja otstarbekas, sest ressurss on meil alati piiratud väiksema omavalitsusena eriti, et me teeks koostööd maakonna ja naaberomavalitsustega, et ka vallasisene valdkondade ülene koostöö oleks toimiv. Ka tegelikult meie enda vallavalitsuse vallatavate asutuste struktuuris seda koostööd erinevate asutuste vahel annab ka oluliselt rohkem tõhustada ja koostööd teha ja ma arvan, et see on see suund, kuhu poole liikuda. Strateegilised eesmärgid lähtuvad sellest visioonist ja me võime siit edasi minna siin 6 sellist arendusvaldkonda, mille osas me oleme siis täpsemaid eesmärke ja tegevusi seadnud nii arengukavas, seadnud neile ka mõõdikud, mille osas siis täitmist hinnata ja ka tegevuskava lähtub siis nendest samast 6 arendusvaldkonnast. Et see ei ole tegevuskava, kui sa lased märkida edasi, et me ei hakka neid võib-olla siin praegu läbi vaatama, aga kõik need tegevused ei ole ka, mis seal tegevuskavas on. Ei ole nii, et vallavalitsus vastutab üksi nende tegevuste eest, need on ära markeeritud sellised olulised tegevused, millega tegeleb kas omavalitsus, on need ettevõtlus, kolmas sektor, riigisektor, mis on meile oluline, aga need on need rõhuasetused, et millele saab siis viidata, et mis on siin vallas olulised temaatikad. Ja valla poole pealt võib-olla julgeks selle välja tuua, millega ma siin alustasin, et siin esimeses punkti all, kui see suuremaks teha, on siis kogukonnahooned, et meil, ma ei tea, toome näiteks Koonga, et meil on see valla teeninduskeskus on seal kõrval ja samas on koolimaja, kus on meil ruumi tegelikult piisavalt, täna seal raamatukogu on, aga võib-olla võiks olla ka seal siis valla teeninduspunkt samamoodi selles hoones või Varbla samamoodi, et raamatukogu on meil kõrvalhoones, et me saaksime seda pinda, mida me ei peaks just talveperioodil eriti kütma ja eks see pind toob ka remondikulusid kaasa. Et me koondame need avalikke teenuseid perspektiivis ühte hoonesse, mida me saame siis hallata, mida me saame kasutada kerksuskeskusena kriiside korral ja me suudaksime, meie rahaline jõud käiks ka sellest üle, et see arengukava, need ideed ja mõtted või tegevuste perspektiiv, see käib koos eelarvestrateegiaga, eelarvestrateegia on meil kinnitatud, et sealt te näete ka, et ega sellist rahalist jõudlust ei ole meil nii tugevat neid kõiki asju ellu viia aga ütlen siis siia ka juurde, et eelarvestrateegia osas me tuleme ka muudatusega siin sügisel veel enne valimisi, kui see augustis, kui volikogu on augustis ka, et me siis muutma seda strateegiat samamoodi, et tegelikult meil on kavas taotleda siis ligi nullenergia hoone ehitamiseks toetust kuni 2,8 miljonit ja see 2,8 miljonit siis teistpidi annab selle võimaluse, et siis muud avalikku taristut siin ehitada, et me ei jää ainult selle ühe koolimaja ehitamise peale kinni, vaid jäävad ka siis ressursid
selle meie kasutuses oleva taristu kasutamise efektiivsemaks muuta. Piltlikult öeldes me ei tee teenuseid või kabinetid ei ole 3 majas laiali, vaid koondame ühte ja osutame need teenused ühes hoones. Ja need muud hooned me saame kasutusest välja jätta või kasutusse anda kellelegi, kellel siis seda vaja ei ole või teenida raha hoopis selles kasutusse andmises. Et nii, selline on see plaan, et ma nende tegevuskavade detailidesse ei hakka siit liikuma, et see on pikalt olnud avalikkusele kättesaadav, jagatud. Me oleme täpsustanud, nende ettepanekuid on tulnud 10 või? Kokku 11 ettepanekut, mõned olid väga sisulised ja täpselt mõned olid lihtsalt mingi objektipõhised, mõned olid valdkonnapõhised, et näiteks siin juhiti tähelepanu, et kultuurivaldkonda on vähe võitu, et sporti oli palju, mis me siis tegime siin. Mõtestasime natuke neid peatükke ümber. Aga jah, siin sellist väga mingisugust konkreetset suurt ühte asja, et see on valla projekt, seda teeme, sellist nimestikku siin ei ole. Täna, aga need olulisemad asjad on siin kõik muidugi nimetatud, pigem on see selline fookuse juhtimine teatud protsessidele, mis peaksid siis jätkuma. Aitäh! Aitäh, Ingvar, palun Andres. Ingvar siin väga hästi tõi kuulda näite ka, aga nüüd ma siis enne oli juttu kenast kaasamisest ja kõiki kuuli jälle nende rahva arvamuse kuulda võtmisest, siis seal me jõudsime lähedselt koolimajja, mitte kuidagi need asjad ära ei mahu, et on vaja seda nii-öelda praegust mõisahoonet ka. Sellega saime nagu ühtemoodi aru, et lapsed tuleks sealt mõisahoonest tõepoolest sinna koolimajja ära tuua ja siis saaks ka ülejäänutele selle muud ruumid kasutada anda, aga tolku ei midagi. Ma kommenteerin, et meil oli see arutelu, kus Andres, sina siis elavalt kirjeldasid seda, miks heitsid vallavalitsusele ette, et miks ei ole tehtud rahvamaja koongasse. Ja mina küsisin vastu, et ma ei tea, mitukümmend aastat olid omavalitsuse juhtkoongas, miks te siis ei teinud omal ajal, et täna on see klubihoone, aga samas ma ütlesin, et miks mitte, et kui meil jääb see teenindusmaja tühjaks kasutusest välja, et siis samamoodi nagu me mujale oleme andnud hooneid kasutusse MTÜ-dele, on see Paadrema, Oidrema või Kirgla on teinud ise ehitanud hoone, Krõmsi ise alles värskelt hoone ehitanud, et loomulikult need ruumid jäävadki vabaks ja külaselts, kui on aktiivsus olemas, mis käib ka alati lainetena, et siin me nägime, Barbara just näide oli, et alguses vahel oli passiivne, aga nüüd nad võtavad initsiatiivi ja toimetavad, et need kõik võimalused on olemas ja seda väita muidugi, et Koonga koolimajas tervikuna ei ole ruumi üldse, see on ka seda pole keegi väitnud, seal on lasteaed ja lapsed ja ruumi on ju. Seal on lasteaed, seal on 2 rühma lasteaed ja raamatukogu, seal on piisavalt ruumi ka muudeks tegevusteks, et mahuvad sinna nii noored kui vanad. No ei mahu ju, siis võiks need noorte huvitegevuse sinna ära viia ikka. Tookord ka see käib kõikide hoonete kohta veel, et ei ole ju mingisuguseid otsuseid tehtud, et see eeldab ikkagi ennem ka projekteerimist ja selles mõttes see ruumiplaani läbi mõtestamist. Mina osundanin, et see kirjeldus on vale seal. Kogu muud ei midagi. Koonga rahvamaja ei ole seal kirjas, et me eraldi luua. Ja tuletan Andres meelde, et me Lääneranna gümnaasiumi arengukava kinnitasime päeva esimeses punktis, kus oli samamoodi tegevused ka pärast kooli välist aega nendesse hoonetesse. Ja see on gümnaasiumi eesmärk. Me teame oma ressurssi nagu otstarbekalt kasutada. Vald ei ole selleks mõeldud, et mina pole sellele vastu vaielnud. Kõiki olemasolevaid majasid üleval pidada lihtsalt selle pidamise pärast. Aga jääme päevakorrapunkti juurde, kui on konkreetseid ettepanekuid, küsimusi, küsime. Palun Eva. Küsin sellist asja, et kui ma ei eksi, siis oli aastal 2022 suvel oli Lääneranna valla arengustrateegia koostamine aastast 25–28. Et põhimõtteliselt see võeti vastu ja sinna pani need igasugused ettepanekud sisse, ma ise tegin sinna 5 või 6 ettepanekut. Et kas see jääb siis nagu paralleelselt selle uuega kehtima või? Ei, see olemasolev ei kehtiks enam, see lõpetab 15. oktoober kuni 28 lõpetab kehtivus ära, sest on 6, 7, 8, 9, siis ta ei täida seadusest tulenevat eesmärki, et 15. oktoobri seisuga hõlmab 4 eelseisvat eelarve aastat.
et kui me selle vastu võtame, siis see hakkab kehtima ja see on siis kuni 30. aga sellisel juhul siis on niisugune küsimus, et mis kasu nendest arengustrateegiatest on, kui sealt need punktid nagu tegemisele ei lähe? Seda kasu on täpselt nii palju, kui need on sinna üles loetatud, eelarvestrateegiaga on sinna rakendusplaan taha pandud, mida millal tehakse ja kolmandaks elluviimiseks peab olema ka poliitilist tahet. Et nii ongi. Ehk siis selles mõttes ei ole kõik üldse üldini kurb, et poliitiline tahe ju võib ka varieeruda iga 4 aasta tagant, nii et lootus ei ole kadunud. Kas on veel küsimusi? Ja Andri. Mul on ka 3 mõtet, jah. Kõigepealt Andrusele selle kooliteema jätkuks, ega need seinad tõepoolest selle kummist ei ole, aga me sellest rääkida ei taha. Siin samas tegevuskavasse 313 oli koostöökeskust loomine. Seal on Lääneranna vallavalitsus märgitud nii-öelda teostajaks, aga kuna riigil on plaan see täiendav toetusmeede luua, äkki võiks ettevõttes ka märkida. Et oleks millele viidata nii-öelda. Ma kommenteerin kohe ära, et see koostöökeskuste loomine, et see markeerib sellise olulise tegevuse, et meie hajaasustuse piirkonnas võiks seda teha. See, et seal taga on Lääneranna vald, see ei välista ühegi ettevõtja tegemist, aga seda ettepanekut selle menetluse käigus siis ei tulnud ja meil on see Lääneranna vald sellepärast, et meil on samad osad hooned, mida kui me siin teeme neid kogukonna maju, et siis meil vist enda jaoks markeerisime selle ära. Et see sinna, ma ei tea, Kõmsil näiteks on meil need teeninduskeskuse ruumid, Koongasse koolima ja Vargasse tuleb midagi, et selliseid ruume tekitada, aga jah, see ettevõtjatele samamoodi toetab see sama 313, et see lause seal on või see eesmärk või see tegevus, et see isest me saame muidugi sinna lõppu kirjutada selle ettevõtjat juurde, et see ei ole, kui see on sobilik volikogu liikmetele. Ei näe probleemi. Lihtsalt ta võib-olla loob selle täiendava võimaluse just selle toetusmeetme vaatest. Siis oli see 3.2.2, et selle kirjeldavas osas ka välja tulnud, see tööd enam Maritima, et mul ei ole midagi selle vastu, aga lihtsalt teisi vabaühendusi ei ole niimoodi konkreetselt välja toodud, et kas ta on selles mõttes arengudokumendid nagu primaarsed? See Tena Maritima on välja toodud sellepärast, et see vald on ise selle asutaja liige koos Lääne-Nigula vallaga ja sellepärast me olemegi selle eraldi välja toonud, see on Lääneranna vallavalitsus taga, et see on sisuliselt meie siit Matsalu lahe piirkonna ainukene MTÜ, et see on see, kus me enda tegevuse markeerime ära, meie oleme seal liige, vallana oleme seal liige, et sellepärast me seda oleme seal eraldi välja toonud, et see on Pärnu lahe partnerluskogu liikmed ka. Pärnu lahe partnerluskogu liikmed oleme me ka ja seal me jätkame nagunii liikmeks oleme. No aga see Terra Maritim on täpselt samasugune Haapsalu poolne. Miks me ühe üle loeme Terra Maritima, see on ka tulnud eelmisest arengukava versioonist üle, et me ei, ütleme selle 3-4 kuu jooksul ei tulnud ka ühtegi sellist muud ettepanekut selles osas või tähele panema. Ja siis on üks mõte veel selle kirjeldava arengukava dokumendi osas siis lehekülg 21.7. Seal on need tulemusnäitajad välja toodud avalikud varjumiskohad ja evakuatsioonikohad. Hetkel on 2.1, aga kas selle võiks olla vähemalt 4 nagu seal teistel punktidel osadel oli. Et oleks iga nii-öelda mingi siht, et oleks nii-öelda sihttase on seal? Üks on hetkel. Sihttase oli suurem aastasel. Aga hetkel ongi evakuatsioonikohtadena meil on üks koht on spordihoone. Ja ma just mõtlen seda, et selle välja toodud vähemalt 4 mingite muude punktide. Siis see regulatsioon. Aga see võiks olla nii-öelda mingi minimaalne piirmäär ees olla, mille poole valdaga püüada võiks kiiremast jätkuseks. 7. Nii. Avalikud varjumiskohad ja evakuatsioonikohad meil on, et varjumiskohad on siin see markeeritud, meil on üks varjumiskoht, siin Lihulas, muusikakooli kelder ja sihtväärtus ongi suurenenud, et igal juhul, et ta oleks, et see arv peab suurenema, et kui te vaatad seal ees. Et see on see, mis on hetke olukord, on üks, aga eesmärk on, et neid oleks rohkem, aga me ei hakanud ära piirama seal, et neid on, ma ei tea, kuni 4 ja siis on piir ees, et rohkem ei tee neid. See on liiga vähemalt.
aga kas vallal on mingi konkreetne tegevuskava ka nende suurendamiseks hetkel, on see kuidagi kriisikomisjonist läbi mingi muu arutelu tasandil? Varjumiskohtade osas nii-öelda sõjalise ohu olukorra jaoks meil ei ole praegu täiendavaid varjumiskohti kusagil markeeritud. Me oleme suhelnud Coobiga, et Coobi kelder, seal põhimõtteline nõusolek on olemas, et jah, mõisakelder, Viinait on meil, mis on varjestatud ruum ja akendega, aga eraldi sellist varjumiskohad, pigem siin Lihula kontekstis hajaasustuses varjumiskohtasid üldiselt või me ei ole hetkel planeerinud välja arvatud kortermajade keldrid, mida siis korteriühistud saavad ette valmistada. Varjumiskoht on see koht siis, kuhu, kui tuleb ohusireen on ja alarm, et rünnatakse, sel hetkel kui pommid langevad, et nende kildude eest minna varju ja üldiselt see tihedam asustus on meil, pigem on linnana on meil Lihula, kus siin keskuses, kui siin on kaubandus ja koos, et kus on vaja inimestel kiirelt varjuda, aga hajaasustuses me varjumiskohti otseselt ei planeeri, sest meil ei ole sellist tihe asustus, kus rahvas pidevalt liiguks ringi, need mingil hetkel oleks vaja kiirelt siis kildude eest varju minna, et asutustest saab minna keldritesse või trepikohadesse, kus ei ole aknaid, et me jah, sellist päris punkrit ei ole meil ka ühtegi hetkel planeeritud. No Virtsulist on ka tiheasustus ala, eks ole? Virtsul ka tiheasustus ala küll. Selles mõttes ikkagi mõelda kuidagi, et Virtsus on mutionu-baar on väga hea varjumiskoht, aga me ei ole sellega veel, nendega veel otseselt. See baar on täis kogu aeg. Läbi ei ole räägitud, et seal uksed, võitled sõjaolukorras, siis räägime läbi, et me saame need uksed lahti, paari uksed oleks lahti kogu aeg. Aga kõik ei mahu sinna. Aga võib-olla võiks seda teekokkulepet ikkagi aegsasti juba... Me teeme, me oleme teinud siin, ei ole küll kirjalikult vormistatud, aga just Coop, kui me räägime kriisiolukorras ja tegelikult siin värskelt rääkisime nüüd ka Krossipoega, et kriisivaru teema, toiduvaru teema, et kui tekib, me suuremalt jaolt valmistume ette ikkagi tsiviilkriisiks, sõjaliseks kriisiks, kui on elekter ära ja see sõltub kõik sellest, kas on külmaaeg, sooaeg. See toiduvaru teema on niimoodi, et gümnaasium on ka varunud teatud reserviga toitu, just seda samast vajadust tulenev, et see toiduvaru oleks olemas ja samamoodi siis nende kaupustega, et räägime läbi, et on teatud varu, mida nad ei realiseeri, mida siis meie ostame nende käest toiduvaru. Et me samm-sammult sellega edasi lähme, et me tegelesime kriisiolukorras, siin oli ka küsimus sellest ära markeerida, oli see kütuse tagavara hoiustamine, et saatsime kirja küll välja, et tuli selline meede, et kui kellelgi on võimalik, et andke teada, kas te kavatsete sealt taotleda või on see tünn olemas, et Tiisli mõttes, et me suudaks ära kaardistada, et me teame vähemalt, kellele helistada ja küsida, siis et panna ka oma kriisiplaani kirja. Aga seda tõlgendati niimoodi, et vald tuleb ja võtab tasuta kütuse käest ära ja keegi tagasisidet ei andnud. Meil ei olnud sellist plaani, me ka niimoodi kirja ei pannud, ise ei oska, et sealt... Aga nad said õieti aru asjast. Aga tagasiside tuli selline. Et tuleb ja võtab ära kooli. Ma sai vastuse kätte. Ei, aga mis puutub Terra Marita, siis see on pool valda ju, teine on ju partnerluskogus, tuleks võrdse... Me lisame sinna partnerluskogu ka, sest see on mõte. Ma ei ütle küll seda, et ma olen ise sellega seotud, ma pean volikoguga siis teavitan, aga... Me teame seda, jah. Meil on Läänemaa liider. Turismi valdkonnas, meil on romantiline rannad, et selles mõttes me võiksime selle ikkagi... Siis paneme selle kodukond lisame teid juurde. Võtta korra selle. Mitte, et mul selle vastu oleks, et sinna lisatakse. Aga ma tean, et me teame. Aga see on üldiselt, et tehti see üks korrektor pärast ära. Võtta korra see, mis oli 4? Andrei, mis sa ütlesid, see oli 3? Inimene mõtleb, kus see Terra Marita oli? See oli 3-2 midagi. See oli jah, 3-2. Seal on see toetada turismi ja puhkemajanduse alast tegevust on see, et me anname Terra Maritimale tegevustoetust.
aga teistele ühingutele me tegevustoetust ei anna. Sest partnerluskogu on meil Euroopa Liit toetab liikmed, me maksame seda liikmemaksu, aga selle Matsalu lahe jah, hõlmab küll laiemalt ka jah, et aga see fookus on olnud praegu siin ümber Matsalu lahe valla põhjaosas. Seda ühingut me eraldi toetame tegevustoetusega, sellepärast et kahjuks kui meie Pärnu lahe partnerluskogu ongi võtnud selle suuna, et me arendame piirkonna, just selle maapiirkonna turismitegevust läbi romantilise rannade kaubamärgi, siis Läänemaa kodukant on puhtalt ka liiderorganisatsioon, aga puhtalt nii-öelda toetuste jagamisele, manageerimisele fokusseerinud, et siin sellist eraldi kaubamärgi tegevust ei ole või eraldi sellist turismivaldkonna nagu sellist sihitud korraldamist, et sel tõttu on meil siinpool otsas on siis Terra Maritimo, kelle kaudu me seda teeme. Ja neile seal toimetab, et see on suhteliselt praegu väikeses mahus, et tegevustoetus on ka, ma ei tea, 4000 aastas meie poolt, Lääne-Liibula paneb sama, aga siiski toimetame ja see on sellepärast siin ära mainitud, et sellepärast siin partnerluskogu eraldi ei olegi tulnud. Praegu me siis ei lisaks seda, et me lihtsalt ütleme, et see on meil nagu ka eelarve strateegia läheb kokku, et seal on meil konkreetne rahale ridaga taga, et mida me peame. Mulle ka tundub, et praegu selle punkti on, kus räägime puhkemajanduse ja turismi olulisest sihtkohast ja kui see nii-öelda Terra on meil ikkagi sihtotstarbeliselt finantseeritav, aga meil see kodukant Läänemaa ega siis partnerluskogu ei ole, siis meil päris ühte paata panna ei saa. Ja seda tuleks laiendada tervele vallale, mitte pool valda. Terra Maritimo, aga Koopäeva on seal sees. Koopäeva on ka, just. Selge. Siis meil läheb tegevust väga selgestada. Meil arutasid arengukava kõik komisjonid. Lühidalt, võtke kokku, mis juhtus. Järjekord pole olnud. Nii põhjalikult me isegi ei arutanud, aga väga tore oli hariduskomisjonis ja kiitsin takka ja tõesti kõik jätta. Sotsiaalkomisjon arutas ka ja kõik olid poolt. Majanduskomisjonis oli arutelu, oli lihtne ja lühike, kõik toetasid. Väga tore, aga siis paneme hääletusele arengukava aastateks 2025–30 ja palun hääletada, kes on arengukava kinnitamise poolt, aga käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 oli äkki neid. Vastu ei paistnud kedagi ole. Ja neid ei olegi. Keegi ei saagi vastu olla, kõik on pool. Kõik on pool. Kõik on pool. Nii, aga siis on see päevakorrapunkt ammendanud ja jääb meil täna viimane, milleks on Lääneranna valla 2024 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Palun, Ingvar. Ja, 2024 aasta on möödas, unustatud, lõpuks ka auditeeritud, mis võttis kõvasti aega. Ja väga detailselt vaadati aruanne üle, revisjonikomisjon samamoodi, kes annab siin oma seisukoha sellele dokumendile. Ma ei hakka neid numbrilisi näitajaid detailselt tabelite kaupa ette rääkima. See, mida mina tahtsin selle majandusaasta aruande kontekstis välja tuua, on toodud siin vallavanema pöördumises ja lühidalt kui võtta kokku, siis meil jätkuvalt fookuses oli haridus valdkond. Et me ühtepidi alustasime või valmistasime ette siis seda olukorda, et kui meil on ühendasutus, siis meil me suudaksime töö- ja palgakorralduse muutmise protsessi läbi viia, et me tegelikult tahtsime seda ka eelmine aasta juba jõuda sellega kaugemale, aga see sai nüüd hoo sisse siis ikkagi eelmise aasta lõpus. Küll aga suvel allkirjastasime uue hoone ehitamise lepingu, tänase hoone kerkib koos selle väljakuga. Nii et taristu poole läks siis rõhk ja aga vaieldamatult selle uue hoone ehitamine oli eelmise aasta, et me saime selle hanke, selle allkirjastamise volikogu nõustus
lisaks finantseeringut võtma ja pankinõustusmeile seda andma. Et see on meid päris suure sammu edasi viinud. Lisaks kultuurivaldkonnas siis teisel katsel viisime kokku Kultuurimajade noortekeskus, 1. oktoobrist alustas see tööd, nii et siin on samamoodi, ma kujutan ette, et seda sisseelamisega käivitamise aega see asi võtab. Aga usun, et seda sünergiat on juba ka täna näha. Ja töökorralduslikus mõttes on kindlasti olukord efektiivsem on sellest valdkonnast nagu pilti ette omada ja et mida me arendame ja kuidas me arendame, kui vaatame seda taristut samamoodi. Et seal on samamoodi küsimus, et millist taristut üleval hoiame ja kui palju me jõuame sinna investeeringuid teha. Siis varade müügid on need, mida me ka otsustasime sama teema jätkuks. Ja müüsime siis ka muuseumi osas, siis tekkis see ajatelg on nii kaugele liikunud, et Anila muuseumi tegevuse lõpetasime ära ja need hooned müüsime, sest tegelikult ega seal emotsionaalne otsus järjekordselt, aga ega selle hoone seisukord, ma arvan, et ei olegi rohkem meil vist hooned, mille kohta need erinevad ekspertiise, mis kirjeldavad silmekalt, kuidas tegelikult muuseumi tegevuseks seda hoonet enam kasutada ei saa. Siis üks teema veel, mis ikka tegelikult arengukava arutelus läbi käis, oli see kriisiõppuse elanikkonnakaitse temaatika, et me selle ka alustasime siis suuremat keskendumist eelmise aasta lõpus, oleme osalenud erinevatel õppustel. Ja tõsi on, et elanikkonnale võib-olla see täna, me oleme nüüd täna üritanud selgeks saada ise, palju meil on ressurssi, kes on meie potentsiaalsed koostööpartnerid, osadega on juba tihedamad suhted, eelkõige on piirkonnas seal külaseltsid, oleme toetanud läbi innovatsioonifondi generaatorite ostmist, andnud need kaaskirjad, Paadrema, Kirgla, Virtsu. Ja me oleme ju ka eelmine aasta lõpus selles MTÜ-de toetamise korras fikseerisime ära, et päästeseltsid saavad kindlasummalise toetuse, nad ei pea taotlema enam seda, et selle võrra läks olukord ehk neile lihtsamaks. Ja mis eelmine aasta võib-olla veel juhtus, me tegime ju teid, pindasime, remontisime ja seal meil vahepeal kadus eelarveline järg korraks käest ära, aga see ei olnud üldse negatiivsete tagajärgedega, vaid suutsime siis hulga kilomeetreid üle valla ära pinnata kruusateid, et Uhkeküla, Vardla, Koniste, Koongas natukene ja nüüd see aasta siis jätkame mõnedel lõikudel uuesti. See seisab. Äkki ma ei ulata, siis ma jätta siin ringutama. Mis veel? Eelarveliselt see võimekus on eelnevate otsuste tulemused, kui te vaatate seda täitmistabelit ka, et siis ikkagi muidu me ei oleks suutnud midagi teha, kui volikogu ei oleks neid olulised otsuseid vastu võtnud. Aga meie põhitegevuse tulem on hea. Ja kui siin oli ka revisjonis audiitorile, et kohustusi rohkem kui kapitali, siis aasta lõpu seisuga see täpselt nii oligi, et meil olid need lepingud, aga meil ei olnud raha nende eest maksta, aga lihtsalt selle lepingu täitmise tähtaeg on siin selle aasta jooksul, nii et meil ei pidanudki aasta lõpus seda raha olema. Me oleme seda laenu refinantseeritavat osa võtnud siis niimoodi jupiti kasutusele, et siis kui meil on hankeleping tehtud nii, et me saame, kui meil vajadus tekib, anname teada ja saame selle raha kätte, et me seda intressikulu alla saaks, et siis see on lahendatud niipidi. Nii et kokkuvõtteks ütleks, et 2024 oli tegusaasta, saime juba alustada uue koolimaja ehitamisega, see aasta saame selle lõpetada ja kui me nüüd esitame selle taotlusega ligi nulli ja sealt saame positiivse otsuse, siis ma usun, et ka 2026. aastal saab nii mõnegi objekti arendamise või teede ehitamisega, rajamisega üle valla edasi minna. Et mulle tundub,
kui tähtede seis on igati järje peal. Aitäh! Nii, aitäh Ingvarile. Kas on meil volinikel küsimusi? Eks see päev on pikaks läinud ka. Andres? Üks on läinud aastane lumi on, jah, mis juba sulanud on. Oli revisjonikomisjon pidas ka oma koosoleku ja uuris asju siit poolt ja sealt poolt ja koolimaja ehitamise väga selle korra ei torkinud, sest eelmised 2 oleme seda kõvasti teinud ja nagu loodame, et lõpp on parem kui algus on, kus kõik asjad, mis valesti minu said, valesti läksid ka, otsused jõudis. Läksid äkki siis lõpp tuleb selline, mis toob siis ka mingi parema tulemuse. Aga ma vist pikalt, kui päev on pikk olnud ja ka kirjeldan, mis me seda täpselt tegime, me loeks ette siis selle põhiosa, mis järeldusena me tulime. Et lõppenud revisjoni käigus ei saanud meile mitte midagi teatavaks sellist, mis paneks kahtlema, et majandusaasta aruanne ei vasta tegelikult. Ma ei kuulnud, ütle korra veel. Rõhuasetus oli nii ilus. Sa kuulsid. Eks sa muidu ei küsi. Tulemus on, tähendab selles mõttes positiivne. No ütleks selle peale kuldsed sõnad on. Kuldsed sõnad. Ja õiged ka, kahtlemata. Sa suudad meid iga aasta juunis ikkagi üllatada. Olenemata sellest jooksva aasta kriitikast, mida sa teed. No see on mu amet. Ei, absoluutselt. Me tunnustame ja kiidame. Aga ka teised komisjonid kõik vaatasid majandusaasta aruannet ikkagi läbi ja tunnustame ja kiidame. Ja tunnustame ja kiidame ka sotsiaalkomisjon ja revisjonikomisjon. Majanduskomisjon ka arutas ja tunnustas ja kiitis, et vallal on eelarveline võimekus tekkinud. Ja on palju asju tehtud. Ja, nii ta on, aga siis hääletame selle päevakorrapunkti ära, kinnitame majandusaasta aruande ära, 2024 audiitorid on ka muideks kõik üle käinud selle, isegi allasutus. Ei, nad on ikka tööd teinud, mitte üle käinud. Ja, absoluutselt, aruanne on juures ja kõik asjad. Mul jäi selline mulje, et nad ikka tõsiselt käinud, jah, mitte ei käinud üle. Ikka. See oli komisjon käis üle. Aga tore, saame minna suvepuhkusele. Hääletame ära. Kes on poolt, et kinnitada majandusaasta aruanne, annab käega märku. Ma ei saa tulla, ei leidnud midagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja 12. Seda küll. No nii, kõik suuremeelselt kinnitasime ära. Nüüd aitäh kõigile, kena algavat suve. Minu mõte on seda, et katsuksime hakkama saada, et me selles juulis ei tee volikogu, aga kuna meil on tulemas sügisel kohaliku omavalitsuse valimised, siis juhtus nüüd küll selline lugu, et seadusandja suutis muuta seadust peale seda, kui meie olime vastu võtnud otsuse valimisringkond ära moodustada ja volikogu liikmete arv ära moodustada. Kuigi me Karoliinale täna ütlesin, et minu arust võtsin meie vastu seadust selle nii-öelda otsuse vana seaduse pinnalt ja me justkui ei peaks uuesti otsustama nüüd. Uus seadus saaks kehtima juuni alguses. Me juhtisime tähelepanuga, et me vara võtame selle vastu. Jaa, just, aga see ei olnud vara, vana seaduse mõttes ei olnud vara. Aga võib juhtuda, et me teeme selle, et me mahuks nüüd nii-öelda seaduse raamidesse, et me teeme selle augusti kuu volikogu augusti esimesel nädalal. 11. Et siis te olete teadlikud sellest, et kui me veel arutame läbi, kas me peaksime siis seda, kas me selle otsuse, ei, meil on ilmselt kõige õigem see
Vaigu otsus heaks kiita. selles mõttes, et muuta ei ole midagi. vara midagi. Vot, aga ühesõnaga riik pani meil ajaraamid ette, et mingi juuli kuupäevast kuni 11. augustini peab olema see otsustus tehtud, on ju. See tähendab, juulis me koguneda ei taha, et siis pigem koguneme augusti esimene nädal. Meil on see tehtud. Meil on see tehtud, me peaksime selle lihtsalt teha. Aga no me võime ju üle. Ei ole, riik teeb ma asju õigel ajal. 7. august on 4. No, täpselt, et siis lepime kokku praegusel hetkel 7. august saab olema volikogu ja nii ongi. Kell? Ärme seda. 8:30. Sinna on ikka aega. On komisjon. Just, ja lõpetuseks, istung on ametlikult lõppenud, aga lõpetuseks ma tahan ikkagi plaksutada ja teha suure aplausi, et meie väiksest Lääneranna volikogust on minemas ikkagi volinik kandideerima Lasnamäel. Nii et Eva, seal on võimalus saada palju rohkem hääli kui 157. Selles suhtes, et see hulk rahvast, kes sind toetab, me hoiame sulle pöialt. Tulge ka. Palun protokolli. Suvitage Lasnamäel. Suvitage Lasnamäel. Selge. Kuidas see laul oli, et on seal ka magusal läbi? Sille tõmad teed. Ei peada kuskil. Väga hea, mida me oleme kontrollinud.